Tere hommikust! Austatud härra president, head Tööandjate Keskliidu liikmed ja lugupeetud konverentsil osalejad. Mul on tõesti tegelikult väga hea meel tervitada teid kõiki järjekordse Tööandjate Keskliidu suursündmuse iga-aastase konverentsi Tulelohe 2023 alguses. Selle aastase konverentsi teeb eriliseks see, et eelmise aasta lõpus sai valmis järjekordne Tööandjate Keskliidu poolt koostatav manifest, mis kannab sama nimetust kui tänane konverents, aeg on olla ajast ees, ja see manifest koondab endast Eesti suurimate ja edukamate ettevõtete juhtide seisukohti Eesti majanduse, tööturu, hariduse ja rohepöörde osas ning sisaldab endas ka mitmeid ettepanekuid riigijuhtidele nendes samades valdkondades jätkusuutlikult tegutsemiseks. Märtsis toimuvate Riigikogu valimiste eel võib Tööandjate manifesti vaadelda ka kui Tööandjate erakonna valimisplatvormi. Kui selline erakond olemas oleks, siis ta tegevuse põhifookus oleks suunatud ettevõtjatele ja ettevõtluses töötavatele inimestele. Neile umbes 550 000 eestimaalasele, kelle tööga loodud lisandväärtus ja makstud maksud on suures osas ühiskonna edu aluseks. Tööandjate konverentsi pealkiri Aeg on olla ajast ees ja leiame, et käesoleval kriisiderohkel ajastul on olulisem kui kunagi varem, et Eesti riik oleks juhitud strateegiliselt ja tasakaalukalt, seistes Eesti inimeste ja ettevõtete heaolu kasvu eest nii täna kui tulevikus. Tulevik ei pruugi olla täies mahus meie kätes, aga mida süsteemsemalt ja strateegilisemalt eelseisvaks valmistume, seda varem ja paremini ka selleks valmis oleme. Ettevõtjate tööandjatena oleme viimastel aastatel näinud rohkelt kriise ja neist tingitud muutuseid. Nendega toimetulek on olnud paras katsumus nii tööandjate kui töövõtjate vaatenurgast. Ettevõtjad on keerulistest olukordadest välja aidanud pidev planeerimine, mis võtab arvesse nii ettevõtte eesmärke ja võimalusi kui ka riske ja nende maandamistegevusi. Tööandjate Keskliidu liikmete tegevuse üldine siht on kokkuvõetuna üks. Kasvatada Eesti inimeste heaolu, kuna aga Eesti tööandjatest üksi ei piisa, siis sai kirja ka tööandjate ootused Riigikogu valimistel kandideerivatele poliitikutele ja erakondadele, mida ka lühidalt siin markeerin. Esiteks, Eesti riik vajab pika vaatega vastutustundlikku ja strateegilist juhtimist. Eesti on tegelikult võrreldes oma saatusekaaslastega silmapaistvalt hästi hakkama saanud, kuid seni kogetud edu ei ole kindlalt jätkuv, kui me ei tegele sellega igapäevaselt. Kui me ei arenda oma tugevusi, siis me ei tammu mitte paigal, vaid kaotame teistega võrreldes. Sellele väljakutsele vastamine nõuab aga riigijuhtidelt strateegilisemat juhtimist, mille puhul tehtavad otsused ja algatused ületaksid 4-aastast valimiste tsüklit. Otsuste hindamiseks sealjuures tuleb kasutada mitte skaalat populaarne või ebapopulaarne, vaid vajalik või ebavajalik, just pikaajaliste eesmärkide täitmise seisukohalt. Strateegilised otsused peavad lähtuma ka strateegilistest eesmärkidest. Kui palju Eestis aga on neid strateegilisi, selgelt sõnastatud eesmärke, mis on ka ajahambale vastu pidanud? Viimased kriisid on pikaajalise plaani puudumise, oluliste muudatuste osas kaasamata jätmise ning lihtsalt otsustamatuse tagajärjed teravalt esile toonud. Pandeemia paljastas mitmeid puudujääke tervishoiu valdkonnas. Lakke lennanud elektri- ja gaasihinnad tõid välja lühinägeliku ning tarbijatele hiilgelarveid kaasa toonud käitumise energeetikas ning samal moel süvenevad kriisid nii hariduses kui tööjõuturul. Need on paraku otsustamatuse ja tegemata jätmuse tõelised märgid. Kiirete muutuste ajastul vajame visiooni ja strateegiat juba selleks, et koos strateegiliselt ja suunetult tegutseda. Kui riik, ettevõtted ja kodanikud suunavad oma jõupingutused ühiste eesmärkide täitmiseks, siis saavutatud tulemus teenib paremini nii riigi kui selle kodanike huve. Teise tööandjate jaoks olulise seisukohana leiame, et riigi ja elanike heaolu kasvu aluseks on majanduse tootlikkuse
ja lisandväärtuse kasvatamine, mitte maksude tõstmine ja riigi abi jagamine. Kohati tundub, et oleme ühiskonnana justkui ära unustanud, et riigi ja ta elanike heaolu kasvab ettevõtlikkuse, mitte riigi jagatud abi kaudu. Riigi abi tegelikult ei ole olemas. See on lihtsalt meilt nii töötajatelt kui tööandjatelt, maksude abilt kokku kogutu või tulevastelt põlvkondadelt laenatu ümberjagamine. Nii kodaniku kui riigi heaolu kasvu eeldus on palgakasv, sest Eesti maksulaekumistest 80% on seotud palkadega. Palgakasvu eelduseks on aga ettevõtete lisandväärtuse ja tootlikkuse kasv, mida omakorda veab innovatsioon. Üksnes kasvava tootlikkusega ettevõtted suudavad kasvatada oma töötajate palka. Ei ole olemas meetodid, mis ettevõtluses suudaks sundida lihtsalt palku tõstma, ilma et see tuleks millegi arvelt. Heaks näiteks siinkohal on aastaid kõneainet pakkunud teenindajate liiga madalad palgad. Ja nüüd, kus tööjõu nappuse tõttu on palgatase oluliselt kaubanduses tõusnud, näeme kõrgemaid toidu- ja esmatarbekaupade hindu. Eesti ettevõtted on viimase 10 aastat olnud keskmise tootlikkuse lõksus, jäädes Euroopa keskmisele alla 5% võrra. Meie arenguhüpe on võimalik, aga see ei juhtu iseenesest ja vajab lisaks ettevõtjate pingustustele ka otsustavust ja tuge riiklikul tasemel. Ettevõtlus on majanduse alus ning seda kummalisem on näha aastasse süvenevat trendi, kus riiklikud oluliste majandusküsimuste otsustamisesse ei kaasata enam ettevõtjate esindajaid. Ettevõtjad ei vaja valimiskampaania korras riigi toetust firma logoga valguskastide paigaldamiseks. Nad saavad ka kriisidest väljumisel hakkama teinekord ilma rahalise abita, aga nad soovivad osaleda majanduse arengut mõjutava pika plaani arutelude juures, ettevõtlust puudutava seadusloome ettevalmistamisel ning innovatsiooni edendamisel, ikka selleks, et riigi ja selle elanike heaolu kasvaks. Samas hästi elame vaid tarkade ja tervete töötajatega. Majanduse moodustavad inimesed ja eduka majanduse alus on tööturu vajadustele vastav tööturg. Eesti on aga juba mõnda aega demograafilises kriisis, kus tööturule siseneb aasta-aastalt vähem inimesi ja ülalpeetavate arv kasvab. Tööjõupuudus on viimastel aastatel üheks peamiseks ettevõtete arengut pidurdavaks teguriks. Kui madalama kvalifikatsiooniga esmatasandi töötajate puudust leevendab digitaliseerimine ja automatiseerimine, siis palju keerulisem probleem on üha süvenev erialaoskustega spetsialistide puudus. Ettevõttel võivad olla kaasaegsed seadmed, aga paraku pole neid, kes neid oskaks juhtida. Eestis tuleks haridus- ja kutseõppesüsteem ümber korraldada ja nii tagada ka toimiv ümberõppe töö kaotanud inimestele. Samuti vajab muutusi ka tööseadusandlus, sest et uued põlvkonnad näevad tööd ja töötamist senisest erinevalt. Ja elanikkonna vananemise tõttu on väga oluline inimeste tööjõuturul aktiivsena hoidmine ka vanemas eas. Seda aga saab teha vaid siis, kui kasvab tervena elatud aastate arv. Meditsiinisüsteemi koormust ja ka lihtsama ravi piiratud kättesaadavust arvestades peab riik soodustama tööandjate panustamist töötaja tervise parandamisesse. Lisaks oma inimestest hoolimisele ja äriliste eesmärkide täitmisele on kaasaegses äris ülioluline aga ka see, mil moel tulemusi saavutatakse. Tööandjatena leiame, et koordineeritult ja tasakaalukalt juhitud rohepööre avab majanduses uusi võimalusi. Nii mõnegi keskkonna- ja kliimavaldkonna teemal on Eesti teiste Euroopa liikidega võrreldes olnud nii passiivne, et mitmed Euroopa Liidu direktiividest tulenevad nõuded tabavad Eesti inimesi ja ettevõtteid ootamatult ning ettevalmistamatult. Kuna teemad on keerulised ning erinevate ametkondade vahel killustatud, siis räägivad poliitikud tihti neil teemadel loosungite keeles ega mõista tegelikult ettevõtjate ees seisvate väljakutsete komplekssust. Viimase näitena võib tuua järgmisel aastal paljudele ettevõtetele kehtestatava kestlikkuse aruande esitamise korra, mille valitsus ja Riigikogu kiitsid heaks ilma selle mahtu tegelikult teadmata. Rohepöörde alustamisega jäime Eestis 10 aastat hiljaks ja seetõttu tuleb Eesti elanikel rahuliku suuna muutmise asemel täna Euroopa Liidu nõuetele vastamiseks teha sisuliselt kannapööre mitmeski valdkonnas. Selleks, et rohepööre ei osutuks šokiks, millest toibumine võtab aastaid, on vaja riigipoolselt koordineeritud, tasakaalukat juhtimist ning muudatuste sisulist eestvedamist.
See omakorda eeldab, et tekib poliitiline huvi ja vastav kompetents nende teemadega Eesti huve silmas pidades ka sisuliselt tegeleda. Kokkuvõtteks, mõne pärast toimuvad Riigikogu valimised ning nagu ikka võtavad Riigikogu saalis sisse kohad need rahvasaadikud, keda me ise oleme selleks volitanud. On viimane aeg otsustada, kas me tahame riigina liikuda edasi või seista paigal ning vähehaaval alustada vähikäiku. Erakondade suurejoonelised lubadused ei puuduta üldjuhul neid mu kõne alguses mainitud 550 000 ettevõtluses töötavat inimest, kuid kõik need toetused ja hüved tuleb kinni maksta just neil, kas läbi maksude, kõrgete intresside või üha tõusvate tarbijahindade. Tööandjatel ja töötajatel on tegelikult ühine ootus. Nad soovivad stabiilset majanduskeskkonda, mis oleks soodne nii investeerimiseks kui innovatsiooni rakendamiseks. Seda ikka selleks, et lisandväärtus kasvaks, palgad tõuseks ja lisanduksid uued, kuid nutikad töökohad. Eesti edumeelsemad ettevõtted on juba ajast ees ning loodan, et selle konverentsi käigus saadud heade mõtete abil suudame kaasa tõmmata ka kõik ülejäänud. Aeg on olla ajast ees. Mõnusat konverentsipäeva arukate inimeste seltsis!